tere! Ma olen Mart. Kellis Pasle... Esimene lugu, mis kõlab plaadi peal, on Tagasi. Üsnagi selline juba lähme tagasi, alles esimene lugu. Aga sõna Tagasi ja see lugu iseenesest viib mind tagasi selle bändi algusaegadesse. Kui ma ei eksi, siis see oli üldse üks esimesi lugusid, mis me ühiselt tegime, mille me ühiselt tõime taldrikul teie kuulajatele. Need hetked, mis seovad ühte bändi just alguspunktidest, ma arvan, et neid tasub väärtustada. Sest tol hetkel me ei olnud võib-olla veel 100% kindlad, mida me tahame teha või kuhu me tahame minna. Aga Tagasi oli see esimene impulss, mis võimaldas meil bändina kasvada. Tagasi on minu meelest väga ilus lugu. Ma mäletan, kui ma mängisin klahvpillidel seda lugu, siis ma väga suhestusin just selle refrääni, selle järgmisega. See kuidagi oli hästi ilus mulle tookord. No praegu tundub ka ikka veel, et on ilus lugu. Tagasi lugu sündis kuidagi hästi kergelt. Vähemalt see esialgne versioon sellest. Ma kirjutasin selle enamiku, ma kirjutasin kohvikus, Viljandi tsentrumi kohvikus ja refrääni ma kirjutasin sealt koju jalutades ja kodutänaval. Tagasi on alati tekitanud minust sellise lugu kui sooja kodutunde. Ma ise tavaliselt ei ole väga teksti nagu süvenenud. No viimasel ajal rohkem. Ma ikkagi mängin bassi ainult. Sõidan autot. Aga minu arust on Tagasi selline ideaalne Statoili reklaami taustamuusika. Et siinkohal, Statoili kahjuks enam ei ole, aga Circle K, viskan palli õhku, idee äkki mingi reklaam. Tahate muusikat sinna tagasi. Ilus. See on soe lugu. Räägib kodust. Mulle meeldib mõelda, et see räägib kodust. Mina mõtlen, et see räägib kodust siis, kui ma mängin seda lugu. Soe kodutalu ja muud jutud. Loo Tagasi helikeel on oma lihtsuse juures niivõrd võluv ja viib mind tagasi koju. Ja see ehedus ja selline lihtsus, mis minu jaoks iseloomustab ka minu lapsepõlve ja minu kodu, siis Tagasi suudab minus tekitada seda sama emotsiooni, mida ma tunnen siis, kui ma mõtlen kodu peale ja nende inimeste peale, kes mind kodus ootavad. See on väga tugev emotsioon. Ja ma arvan, et kui mina juba tunnen seda, siis tunneb ka kindlasti seda publik. Ja selle võrra see lugu meeldibki inimestele. Ja kuidagi juhtus niimoodi, et seda lugu saab tõlgendada hästi mitut moodi. Isegi kui ma mõtlen selle peale, mina nüüd kirjutasin ja ma peaks justkui teadma, siis lõpuks nagu natuke ei tea ka. See on kindlasti nagu mitme inimesega seotud lugu korraga. Ühest küljest on ta lugu erinevatest inimestest, nagu inimeste vahelistest erinevusest võib-olla. Ja kuidas see ei ole nagu takistus
me võime ikkagi olla väga head sõbrad või väga lähedased inimesed sellest hoolimata, et meil on väga palju erinevusi. Ja teisest küljest on see lugu sellest, kui sa oled millegi või kellegi külge liiga kauaks kinni jäänud ja oled ennast liiga palju andnud ära kuhugi, kuhu võib-olla ei oleks tohtinud. Selle kogu story pealtvaatajana ütleks mina selle kohta, et need on ühe neiu hirmud ja ühe neiu mõtted, mis said selles loos kokku. Võib-olla täiesti juhuslikult ja juhuslikul ajal ja juhuslikus kohas, aga mis olid nii õiged ja midagi muud ei saanudki mõelda sellel ajal. Ja see on üks lugudest, mida Henri mulle õpetama pidi. Kusjuures, vot, see lugu tagasi ja siis Krissi ta õpetas mulle ja ülejäänud lugude partiid ma mõtlesin juba ise. Aga need 2 lugu, need tagasi ja Kris, need ta õpetas mulle. Ja siis oli nii äge, et võta see Wurlitzer Classic Sound sealt. Aga siis tundus, just siis kui Henri õpetas neid partiisid, siis tundus nagu see vastutus palju suurem ka kuidagi. Et ma ei mängiks nüüd midagi nii-öelda valesti ja kuigi tegelikult ma võisin ju nagu need enda järgi ka kohandada, sest et me kõike mängigi kogu aeg nii nagu varem. Tagasi puhul minu jaoks kõige stressirohkem hetk on see algus. Sest iga kord, kui see algus tuleb ja siis ma ütlen siis mulle nagu ühest küljest, kui ma kuulan salvestuse pealt, see tundub täiega lahe, aga see hetk, kui ma pean seda tegema, siis see kõlab nii totralt. Ja siis ma alati kardan, et ma nii juhtralt keskendun sellele ja siis ma mängin vale akordi või midagi. Sest seda on juhtunud ka. Ja siis ma iga kord mõtlen, et nii absurdne, et nii väike asi, nii väike hetk, üldse mitte keeruline ja lihtsalt mõte ajab selle sassist, et ma pean tegema selle lauluga on see vimka ka. Võtke kätte ja arvake ära. Mitte ühelgi salmil ei ole viimast riimuvat sõna. Sest et selle asemel on hei, tegelikult need riimuvad sõnad ma esialgu sinna kirjutasin, aga need laulu sisse ei mahtunud. Nii et mõelge välja, mis need sõnad võiks olla.